Vau. Täpselt selline ma olen, kui ma lähen magama märgade juustega. Nii, et te peate sellist Kristiina praegu kannatama. Tere hommikust. Ma ei tea, mitmendat korda ma tegelikult üldse alustan vlogimist. Nüüd ma ei tea, mitme nädala jooksul. Ma olen proovinud ikka päris hea mitu katsetust teha ja mul on isegi olnud päevi, kus on täitsa hästi olnud, aga see ei ole läinud selles mõttes plaanipäraselt, et ma lõpuks ikkagi unustan filmida. Ja ma mõtlesin, et täna on natuke eriline päev ja tegus päev ka. Nii et äkki mul on ikkagi meeles ja me saame vähemalt ühe vlogigi siia vahepeale, kus ma ei ole väga-väga ammu tegelikult üldse vloginudki. Ja vahel on jäänud nüüd, ma arvan, kindlasti 3 kuud. Ma arvan, 4. kuu võib tiksuda. Et jah, te saite vahepeal Saara Larssoni videon ja kes ei ole näinud, siis minge vaadake, seal me olime veits, kuidas nüüd öelda, me olime Kiltsuga natuke ülemeelikud selles videos. Aga minu arust päris naljakas sai ja ma ei saa ennast üldse tõsiselt võtta, kui mul on lihtsalt siuke päädössoeng lihtsalt praegu peas, aga noh. Aga täna on 1. märts. Mul on sünnipäev 29. veebruar. See tähendab seda, et kui 29. ei ole, siis minu sünnipäev on 1. märtsil. Kindlasti on ka palju, kes tähistavad seda nii-öelda siis 28. Aga nagu minu vanaema ütleb, sa oled alles kõhus. Nii et kui sa oled 29. sündinud ja 28 pead, siis sa oled alles kõhus. Ja kunagi ei tohi sünnipäeva ette tähistada. Vot sellised kuulsad sõna minu vanemalt. Aga nagu minu lemmik nii-öelda välismaine YouTuber ütleb, siis Big Five Sips kõigepealt. Vot, nii et palju õnne mulle. 26 sain, kui keegi tahab teada. Et vahest on siuke tunne, et nagu see number on, aga 26 on kuidagi ilus number, ma olen seda kõigile öelnud. Ma ei pea teda kuidagi suurelt, aga täna ma ootan siis enda pere brunchile, sest täna on väga palju ees ootamas. Nimelt, me lähme Lille Ladina grupiga esimest korda võistlustele, kutsele karikale Pärnu. Ja ma olen selle pärast ka nii elevil, ma nägin kusjuures unes ka, et me läksime ja ma ei tea, et me läks mingi ülipekki ja värki. Aga ei lähe, nad on nii ägedad naised, mul neil lihtsalt ei anna pekki minna ja kui äge kostüüm on neil, aga eks te siis ise näete. Ja eile ma olin tubli, ma tegin nii palju süüa ette, kui vähegi sain. Ma tegin makaronisalatera, siis ma tegin määrdetera, ma teengi siuke brunchi stiilis mingisuguse laua, aga eks te siis näete. Nii et ma kindlasti jutustan teiega, ma proovin olla tubli ja mitte ära unustada vlogimist. Sest et ma olen väga-väga igatsenud, tõesti ma olen väga igatsenud vlogimist. Kell on muideks, ma pean kella tooma teisest toast. Kell on juba 8 läbi. Märkasin 7:30 mõttega, et ma hakkan kohe, ma ei tea, tõmban karvad kokku, kuigi ma olin eile tubli ja tegin nii-öelda päris põhjaliku koristuse kodus välja arvatud Preveni toas, millest on saanud nagu ka enda kolikamber. Sest et lambist on nii palju asju tekkinud või ma ei tea, me oleme tegelikult palju riidid ja asju ära sorteerinud, mida pole lihtsalt ära viinud. Ja kõik need pesitsevad praegu Preveni toas, see selleks. Ja tegelikult, mis ma tahtsin veel öelda, on see, et Talis läks täna hommikul üldse minema kodust. Ta läks komandeeringus ja nii, et me oleme nüüd Preveniga üksi. See kokorati sokletiki. See on nii hea. Seda ma arvasin, et makaronisalat on nii sisse tõmman, nii et ma panen kõik need jäägid, mis mul vähegi on, et ta ei jääks kuiv. Ma oleks võinud selle peale mõelda. Tähendab, ma tegelikult tegin ise natuke suurema koguse, kui ma arvasin, nii et ma ei võtnud nii palju, ma ei võtnud varuga ei hapukoort ega ka seda majoneesi. Nii et vaatame, mis teha annab. Mõtlen, mul vist ei ole enam majoneesi ka vaja näiteks.
voodi ma ei viitsi küll minema hakata ja peale kauba. Okei, majoneesi on küll mureta. Nüüd jääb isegi siia võib-olla mingi võikude peale asju. Nii et mul ongi plaanis teha, ma tegin salatit ja ma tegin makaronisalatit, sest see on lihtsalt kõige kiirem. Ja Preveni lemmik. Ta sõi juba eile seda väga hea isuga. Nii et makaronisalat, siis siin kõrval nendes on mul nii-öelda siis tuunikalamäärad, üks on selle tomatikastmes tuunikalamääre ja sinna siis on lihtsalt pandud sibulat, majoneesi, muna ja siis rohelist. Need on nii head, need on viimase aja mu lemmikud. Ja neid ma lihtsalt panen siis riisikalettidele ja siis ma veel panen neid, vähemalt on mõttes panna siis neid ka nii-öelda nendele hardimees. Mul ei tule nimi meelde, mis kuradi asjad need on. Ja ma tegin kindlasti liiga suure poti. Ma ei tea, kaua ma seda söön, sest et Talis pole ka kodus, aga siis kõik saavad koju ka veel kaasa. Proovime ka siis. Tere hommikust, joo. Tere hommikust. Tere hommikust. Tere hommikust. Kristina, короче, это самое. Kõik on hästi. Said ülesse? Kuule, sain üles, sest programm oli sees. Aga arva ära, kes magab. Priimu magab. Jah. Mõnus unekott meil ja. Ja, see on hea. Las laps magab. Esimene külaline on ka juba kohal. Kelle sünnipäev on? Sinu. Ja mis ütled emmele? Muidu ei saagi või? Emme, mina vana see popcorn viitseli. Mis ütled emmele? Tead, kui vanaks emme sai või? Arva. Ma ei tea. 26. Kell läks nüüd järsku nii kähku, et mul juba on kohe-kohe vaja Raplas olla ja kohe jõuangi. Aga väga tore oli, et just nagu niimoodi brunchina sai see korraldatud, sest et tegelikult ju ei ole vaja nagu õhtu hilja midagi teha, et oleks saanud ju ka muidu pärast võistlusi natuke istuda värki, aga praegu on kõigil kõhud täis ja hea tuju ja väga tore oli ühesõnaga. Aga nüüd on aeg minna võistlustele. Aga need oksad libisevad välja. No, eks nad ikka libisevad natuke. Ei saa. Kristiina, tule appi. Kallist iseennast. Palju edu. Ja tema on ka tantsijate juhendaja. Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge.
soul sisters. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Nii, mul on reaalselt kodus 2 minutit aega ja ma pean selle ajaga riided ka ära veel vahetama. Kange tahtmine on see vlog ikkagi selles mõttes purki saada, et ta ei jääks poolikuks, nii et ma mõtlen, et ma annan endast parima, et ikkagi see vlog ka ära lõpetada. Aga mitte veel. Õhtul ma tahan veel ikkagi rääkida, et miks mind siis nii pikalt pole näinud. Aga ma võtan kõigepealt need lilled siit vaasist välja, vahetan riided, siis lähen juba trennidesse. Mul hakkavad 3 trennid ja praegu jäävad need lihtsalt niimoodi. Õhtul sätin, ühesõnaga vähemalt saab ette. Ja ma näitan ruttu, mis barrikaadi peame ehitama. Oota, ma näitan kohe paremini. Don't mind the mess, see jäi hommikust maha. Igatahes me peame selle saare lükkama selle kapiuks ette, sest et alfa läheks muidu sinna alla. Oi, see ei ole alfa. Läheks muidu alla ja tõmbaks kõik söögiasjad välja ja paneks pintslisse. On nii või? Aga täna polnud pahandust. Tubli poiss. Tubli poiss. Oled või? Ei teinud pahandust või? Ja saadki niimoodi hakkama täitsa lõpp. Oh my god. Oh my god. Joo, oh my god. Kino ka tubli, joo. Aga sina ei teegi pahandust. Sina oled kogu aeg tubli meil ja ütle, ma ei näe isegi pahandust teha. On nii või? Noinu pall. Jaa. Miks? Ma tahtsin teile hoopis päris elu näidata. See jäi mul eile kõik. Eile oli esimene. Jah, issand, eile tundub juba nagu see oleks juba nii ammu olnud. Mul jäi kõik see nüüd siia nõudekasse panemata. Ja hommikul lihtsalt ei olnud enam aega. Ja eile õhtul ei olnud lihtsalt tahtmist ega viitsimist ega jaksu. Nii et ma teen seda nüüd.
väga halb sõbranna ja klient, aga ma armastan enda küünetehnikut. Minu küünetehnik on Sigrid Rüütman, Sikukene, teeb imelist tööd. Ma ei oska öelda, kas ta kliente juurde võtab, aga võib proovida. Väljakasvu on muidugi, aga super puhas töö. Kus sa oled? Kus sa oled? Kuule. Kuule. Teeks mulle ka siis ruumi. Anna siia. Oipa. Asi. Asi. Mis juhtus? Anna siia. Anna siia. Mis tuli? Kell saab 4 minuti pärast 11. Nagu näha, alustasin mina juba hommikut üsna aktiivselt. Premen igatahes läks lasteaeda. Lõunast lähen tal juba järgi, tegelikult peabki juba 2 tunni pärast tal järgi minema ja mul on tegelikult kodukontori päev, täna on neljapäev. Ja nagu näha, siis ma ei ole veel arvuti taha istunud. Enne kui ma pessu lähen, siis ma mõtlesin, et ma teen mingisuguse näomaski ka endale. Pole ammu mingisugust maski teinud ja näonahk on jube kuiv. No ma ei tea, teeme mingisuguse näomaski endale. Kui mõnus kevad on tulemas ja tegelikult ma olen jumala vihane enda auto peale, mis ei taha muga viimasel ajal üldse koostööd teha. Mina ei tea, mis temal siin talvega juhtus. Tema ei taha mul enam käima minna, ilma et ma teda laeks. Või selles mõttes akut laeks. Sest ilmselgelt mul ei ole mingi elektriauto, aga viimasel ajal mul on tunne, nagu mul justkui oleks elektriauto. Sest et ma pean teda igapäevaselt laadima ennem, kui ma kuhugi lähen, sest ta muidu lihtsalt ei lähe käima. Oh my god, kui mõnus tunne see on. Nii et hommikune jõusaali plaan jäi selle tõttu ka katki. Aga kuna tõesti õues päike paistab, siis ma mõtlesin, et ega see siis seda tähenda, et mul jääbki trenn tegemata. Läksin hoopis jooksma, tegin selle aasta ja üldse üle väga pika aja tegin esimese jooksu ja tegelikult, kui nüüd mõelda, ei olnudki nii raske. Ma muidu olen harjunud mingi 5-6 kilomeetrit jooksma. Täna jooksin, ma ei tea, 3,5 kilomeetrit äkki. Ja muidugi ma ei ole kunagi olnud mingi, ma ei tea, kiire jooks ja ma olen pigem siuke kulgeja. Ja mõtlesin küll, et see algus saab olema kindlasti väga raske. Aga polnudki. Nii et mul on praegu ülihea olla. Ma tegin veel 10-minutilise mingi booty heat workouti siia otsa. Sest et talvega on mul kombeks siuke mõnus rasvakiht jälle peale tõmmata. Täitsa ilma naljata. Ja kevadel on vaja seda maha raputada. Kas teil on samasuguse mured nagu minul? Ma ei ole ennast just kõige paremini tundnud, aga vaikselt on see muutumas.
hommikul, see oli veel täitsa jääs, mäletad? Jah. Hyvä. Korjaks pean silmakin. Show. Ma ei tea nii enam. Show.